Toila podcastide sarjas tekib ajutine takeover. Vestlusjuhi rolli võtan üle mina, Evelin Kruusalu. Olen Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseedenduse tudeng ja oma kevadsemestri õppeaine tervisemõjurid raames avame koos eri valdkondade vestluspartneritega erinevaid tervist otseselt ja kaudselt mõjutavaid tegureid ning keskkondi ja tuletame meelde vanu tõdesid ning anname ehk ka uusi vaateid, kuidas enda ja teiste tervist säästvamalt toimida. Lisaks õppetegevusele elan ja kasvatan Toila vallas 2 vinget noormeest ja minu töised tegemised hõlmavad nii terviseedendust, ennetustööd kui ka eri valdkondade arendamisega seotud toimetamisi ja koordineerimist. Loodan, et leiate siit endale väärtuslikku kuulamist. Tänane vestlus on salvestatud 6. mail, mis on ka ühtlasi rahvusvaheline ei-dieedile päev ja tänaseks vestluspartneriks on mul tunnustatud füsioterapeut Ele Luuk, kes nõustab ka toitumise alal ja oskab anda nõuandeid. Ja tänaseks teemaks me olemegi valinud toitumise kui tervisemõjuri ja avame koos Elega kas siis varasemalt teada-tuntud fakte või ka mingisuguseid uusi nüansse, mida annab kõrva taha panna. Tere, Ele! Tere, Evelin! Kui me nüüd alustuseks või sissejuhatuseks tegimegi nagu teavituse, et täna on rahvusvaheline ei-dieedile päev. Ja samas ma vaatan, et Maailma Terviseorganisatsioon on prognoosinud, et juba 3 aasta pärast ehk 2025. aastaks on Eesti elanikest üle 60% juba ülemäärase kehakaaluga ja umbes 1/3 neist on rasvunud. Kuidas sa suhtud dieedi pidamisse või alasöömisesse? Kuidas moodi see mõjutab tegelikult? Kas tal on nagu otsene ja püsiv mõju inimese tervisele ja kehale või tal on mingisugune varjatud asi seal sees, et võib näiteks pöördvõrdeliseks muutuda hoopis see tegevus ja valik? Et tegelikult on tervislik kehakaal tagatud siis, kui inimesel on sellised toitumis, liikumis, magamisharjumused, mis on talle omased, mis on talle loomulikud, mida ta suudab pikaajaliselt säilitada. Et see on siis iga inimese nagu personaalne. Ja tegelikult öeldaksegi niimoodi, et ei ole ühtegi halba dieeti olemas, kui ta sobib sellele ühele konkreetsele inimesele. Neid variante on nii palju. Kindlasti peaaegu kõik oskaksid väga mitu dieedi nimetust välja tuua ja kõigis neist on midagi sellist head ja mida saaks kaasa võtta ja oma igapäevaelus rakendada, aga kõik ei pruugi sobida igale inimesele. Aga kuidas inimene saab teada, et mis on tema jaoks kõige sobilikum? Et tegelikult algab kõik sellest, et üldised teadmised toitumise kohta võiksid olemas olla. Et mis on süsivesikud, mis on rasvad, mis on valgud, neid ei pea teadma väga täpselt, aga mis nad on, et see võiks olla teada. Oluline on see, et oleksid toidu valmistamise oskused, et sellest ju tegelikult kõik algab ja sinna juurde ka loomulikult see, et poes suudaks teha õigeid valikuid, asjad koju tuua, planeerida, et konkreetsetest toitudest ja toiduainetest, sellest nagu ei piisa, et peab natukene rohkem teadma sellist üldist laia pilti. Ja kuidas seda tervislikku toitumist üles ehitada, on tegelikult soovituslik lähtuvalt inimese juba olemasolevatest oskustest ja harjumustest. Näiteks, kui inimesele väga meeldivad juurviljad ja puuviljad, siis seda võiks rohkem soodustada, nende tarbimist. Kui inimesele meeldivad regulaarsed söögiajad, siis sellele saab väga hästi üles ehitada. Kui keegi on väga hea kokk, siis neid oskuseid ära kasutada. Aga kui tänapäeval on meil üpris selline kiire elutempo ja tihtilugu ka süüakse emotsioonide ajal või emotsionaalselt ka vastavalt mingisugustele sündmustele või juhtumitele ja ei olegi aega ja tihtilugu ka teadmisi valikuteks, et siis, või teadlikeks valikuteks, et siis
siis tihtilugu ka minnakse nii-öelda kergema vastupanu teed ja valitakse see, mis tegelikult tervisele lõppkokkuvõttes või tulevikus või lähitulevikus nagu head ja kasu ei tee, et kuidas moodi neid inimesi suunata teadlikumalt toimima? Soovitada proovida teha natukene paremaid valikuid. Et siin on ka üks variant on näiteks etteplaneerimine. Et kui sa tead seda, et sul on töönädala keskel on väga kiired perioodid, et siis mõistlik oleks nädalavahetusel poes ära käia, toidud nii palju kui võimalik valmis teha ja nii, et need on sul kiirel perioodil käepärased tarbimiseks. Ma mõtlen seda, et see nädala ette planeerimine, see on ikka üks paras kunst ja kättevõtmise asi. Kas on mingisuguseid kohti, kust inimesed võiksid leida näpunäiteid või nõuandeid või retsepte, millest inspireeruda ja siis, sest et see retseptide väljamõtlemine ja menüüde väljamõtlemine on ka üks selline lisakohustus, et tihtipeale tüütu lisakohustus, kui sul on sellised hästi kiired perioodid elus, mis panevadki su käe haarama pigem sellise valmis asja järele, mis kiirelt nagu kustutab seda söögivajadust või söömise vajadust. Et kas on mingisuguseid veebisaite või retseptikogumikke, kust kohast tänapäeval inimene saaks kiiresti abi? Oskad sa soovitada? Tegelikult retsept on ju igal pool, et kõik lehed, ajakirjad internetist välja võtta, et vähe on ju neid, mis on tasakaalustamata, et seal on ikkagi enamasti kõik toitained olemas. Et pigem ongi küsimus selles, et tuleb varuda toiduained koju ja tuleb need kokku panna. Mitte mingil juhul ei ole vaja püüelda sellise ideaalpildi juurde, et kui ma täna sõin 5 korda päevas nagu kiirtoitu, mitte kiirtoitu, vaid ütleme siis niimoodi, et selle, mis kätte juhtus. Siis nüüd alates homsest ma teen kõik ideaalselt, mul on kõik planeeritud, tasakaalustatud, seda ei ole vaja. Et näiteks kui hommikusöök on paigas. Mis on kõige olulisem päeva alustamiseks? No võib-olla ei pruugi, see sõltub inimesest, eks ju. Et siis kuidas ma saan lõunasöögi teha niimoodi, et ta oleks tervislik? Kas minu elutempot arvestades on reaalne variant see, et ma tööpäeva jooksul valmistan selle või on reaalne variant see, et ma käin poes ja siis söön või lihtsalt peab ta nagu kaasas olema ja juba valmis tehtud. Et sellest, milline on sinu elu, sellest lähtuvalt siis leiad variandi, kuidas seda menüüd natuke paremaks teha. Et keegi ei saa sulle nagu ette anda õiget toiduportsjonit õigel ajal, välja arvatud siis, kui sa need kõik tellid ja nad kohale tuuakse. Need variandid on ka olemas ju. Aga kas toitumise osas on nagu see niimoodi reguleeritud kellaajalisuse pealt söömine ka kuidagi mõju tervisele, et ongi nagu hommikusöök see kellaaeg, lõunasöök peab kindlasti olema ja õhtusöök või on ka selle puhul vastavalt inimese vajadusele, et võib-olla ta sööbki sellise kogukama hommikusööki, mis annab talle energiat terveks päevaks ja siis võib-olla õhtul mingisugune kellaaeg. Samas on ka müüt ju, et peale kella 6 ei tohiks süüa. Et siis õhtul mingisuguse kellaaja paiku võtab järgmise ampsu ja sellest tema see päevane norm või tema kehale see päevane norm on täiesti piisav. No mis viitab sellele, et inimese toitumine on korras, on see, et tema meeleolu on hea, tal on võime keskenduda, ta suudab magama jääda, tervisenäitajad on korras, sealhulgas kehakaal, töövõime on hea. Eks ju, et kui sellel inimesel, kes sööb suure hommikusöögi, jätkub energiat terveks päevaks, töövõime on hea, õhtul suudab ilusti magama jääda, analüüsid on korras, peeglisse vaadates on hea tuju ja positiivsed suhted on tema ümber, siis iseenesest see 1 kord päevas suur söömine võib ju talle sobida. Sa mainisid, et analüüsid on korras, aga tihtilugu ma ei tea, kui paljud Eesti inimesed käivad teadlikult analüüsi andmas, et kontrollida, kas teil on kõik
mikroained on saadud, mis on toidust tarvis saada? Oled sa kursis sellega? Vähemalt meil on võimalused olemas, et kes tahab, saab kontrollida seda. Ja tegelikult toitumise suhtes, kas toitumine on tervislik või mitte tervislik. Et selle analüüsimiseks on mingisuguseid andmeid vaja ja ühed andmed võivad olla tõesti see vereanalüüs ja laborianalüüsid, aga andmed võivad olla ka hoopis teistsugused, et need, mis ma just rääkisin, et inimese meeleolu, töövõime, suhted, eks ju, rahulolu iseendaga, inimestega sinu ümber, et sellele poolele tuleb ka tähelepanu pöörata. Ja jälle, et kas valida need laborianalüüsid või siis nii-öelda selline laiem pilt, see sõltub inimesest. Et muidugi, kui on vaja kontrollida mingit terviseseisundit, eks ju, et siis see kõik algab analüüsidest. Kui on tegemist mingisuguse toidu talumatusega näiteks või on mingid probleeme näiteks kolesterooliga. Et siis on need andmed väga hea asi, millest nagu lähtuda. Alguses ja tulemuste hindamisel ka. Aga millised on inimese päevased nii-öelda baasvajadused süsivesikute ja rasvade ja valkude osas? Loomulikult on ta ikkagi individuaalne, aga millest see kuidasmoodi see on nagu paika pandud, mida inimese keha võib vajada päeva jooksul, millega peaks arvestama. On räägitud ka nendest nii-öelda rusikareeglitest või ka taldrikureeglitest, et kas sellest reeglist kinni pidades aitab inimesel päevane see vajadus tasakaalus hoida? See, mida mina soovitan, ongi sarnane sellele rusikareeglile nii-öelda, ehk siis iga toidukord võiks sisaldada peopesa suurune tükk valku, kuhjaga peotäis süsivesikut, 1 rusikas puuvilja ja 1 pöial rasva. See on naistele ja meestele lähevad need arvud siis nagu topelt. Ja siin on niimoodi, et igal inimesel on käsi erineva suurusega, ehk siis tema juurviljaportsjon ja valguportsjon sõltuvad sellest, missugune käsi on. See on raamistikust nagu alustada. Aga sinna juurde läheb see inimese sisetunne, et tegelikult toidu korral sööma peaks selle hetkeni, kus sa tunned, et sa oled 80% kõhu täis söönud. Ehk siis sa ei ole kurguni täis, sa ei ole näljane enam, sul on selline hea tunne ja siin jätta pooleli. Et kui sa oled kõik oma need juurviljad, süsivesikud, valgud, rasvad ära söönud ja kõht on täis, siis on väga hea. Kui sa tundsid, et natuke ei puudu, sinu eesmärk on kaalu langetada, siis las ta praegu niimoodi jääb. Järgmine kord võid taldrikule panna natukene rohkem ja siis sööd ja tunnetad, kas see 80% täituvust on olemas. Kui sa ei suutnud kõiki ära süüa, siis natuke jääb järgi sinna taldriku peale. Ja et see on siis samamoodi nii meestel kui naistel, eks ju. Ehk siis üldreegel on, et rusikareegel ja sinna juurde tuleb see 80% reegel. Aga millise ajavahemiku peale sa hakkad seda 80% täituvust tundma? Sest mõni inimene sööb ju hästi kiirelt, ruttu peale, kiire elutempo, kiiresti toit sisse järgmiste tegevuste juurde. Et see võib olla selline petlik, et algus kiiresti toit kõhtu, makku ja siis hiljem hakkad alles tundma, et nüüd läks natukene paljuks vist. Et tegelikult tervise seisukohalt ongi üks põhiline asi, mida jälgida, on aeglane söömine. Et söömiseks võtta aega, planeerida ja kui sa juba sööd, siis sa ei tee seda muude tegevuste kõrvalt. Et kui praegu 5 minutiga sai taldrik tühjaks ja jooksid teiste tegevuste juurde, siis võta järgmine kord endale 10 minutit, võib-olla 7 minutit. Et tegelikult 20 minutit võiks olla selline
rahulik söömisaeg kindlasti. Et sa saaksid seda toitu ka maitsta, neid maitseid tunda, nautida. Jaa, et see ongi hästi oluline tegelikult. Sellepärast, et kiirelt süües on väga suur oht üle süüa. Ja nende igapäeva tegevuste jooksul, kus sa pead kiirelt kuskile minema, üks asi ajab teist taga, sa nagunii pead hetkeks ennast välja lülitama. See on täiesti normaalne. Sellepärast, et kui hommikul alustad, jooksed õhtuni välja, sa tegelikult jõuad võib-olla hoopis vähem tehtud kui siis, et sul on poole päeva aeg paus, sa sööd, sa võib-olla puhkad natukene ja siis jätkad. Esialgu see võib tunduda selline väga ei, nii ei saa, nii ei jõua, aga tasub katsetada. Millegipärast on minul endal on ka niimoodi, et kui ma nüüd lõunasöögis on korralikult ära ja siis läheb mõni hetk mööda, sellest toit hakkab seedima ja siis mul tekib selline rammestus peale, et ma enam ei suuda nagu mitte midagi, üldse aju ei tööta ja tahaks magama minna. Aga kuidas sellest siis nagu jagu saada? Aga võib-olla siis sa oledki väsinud. Mis sa arvad? Võib ka nii olla, jah. Et siis ma peaksin rohkem uneaega endale planeerima. Et see, jah, tuleb vaadata. Natuke sellist detektiivi tööd teha. Et kui tuleb see väsimus, siis võib-olla tõesti väsinud, võib-olla tõesti vaja puhkust. Et siin ongi jälle näide, et kui sa tegelikult võtad söömise jaoks natuke aega, et siis sa võid toitumise kõrval leida hoopis muid asju sinu elus, mis vajavad võib-olla natukene muutmist. Et see on toitumine, elustiil, et see on kõik üks tervik. Ja kui selle alguse juurde tagasi minna, ülekaalulisus, et kiire elutempo, toitumine, kas sa lubad endale aega liikumiseks, lihtsalt niisama olekus, kõik see on seotud omavahel. Et ülekaalulisusega ei saa kindlasti võidelda ainult mingite jäikade reeglitega, et sa tohid süüa sellest kellaajast selle kellaajani neid ja neid toite, vaid laiemat pilti tuleb vaadata, toetada inimese üldist heaolu. Ja hästi palju sõltub ka keskkonnast nendest inimestest, kes sinu ümber on. Et kui sa sööd kiirustades teistega koos, sest sinu töökaaslased on sellised kiirustajad, siis see on täiesti loomulik. Aga kui sa ise tead, et see ei meeldi sulle, see ei sobi sinu kehale, et siis proovi teha esimesed sammud ja olla ka teistele eeskujuks ja võib-olla motiveerida, et tekiksidki sellised võib-olla ühised lõunapausid, et see muutub töökohal või kodus normiks, et mingitel hetkedel istutakse maha, võetakse aeg maha, süüakse. Lihtsalt puhatakse, lihtsalt ollakse. Nauditakse toitu ja üksteist ja teineteise seltskonda. Siit on hea ka minna edasi, kuidas tänapäeval meie lapsed toituvad, mida nad tarbivad. Et see on ilmselt vist suuresti meie vanemate või lapsevanemate ja meie endi eeskuju vili ka. Ja lapsed saavad infot igalt poolt, eks ju, et kodust, aga loomulikult ka üldine maailmapilt, uudised, sotsiaalmeedia, sõbrad, et kõik mõjutavad. Aga lapsevanemad on need, kes mõjutavad seda, kuidas laps toitub kodus. Et nemad on need, kes toovad toiduained koju, kes valmistavad, kes tegelikult mõjutavad seda, kas peres on näiteks traditsioon koos hommikust ja õhtust süüa, nädalavahetustel koos süüa. Et laps ise ei tule selle peale. Mingis vanuses muidugi nad võivad ettepanekuid teha ja hakata aktiivselt korraldama, aga väikesed lapsed ju ei tee seda. Ma mõtlen, kuidas moodi laste tervisliku toitumise tasakaal, kui nad ei ole nüüd nii väikesed, et üksinda näiteks kuskil väljas seiklemas käia, vaid ongi kodus on loodud traditsioonid, tervislikumad valikud, mida nad siis kodus tarbivad, aga samas järgmine hetk nad on sõpradega kuskil väljas ja neil on ka voli käia poes mingisuguseid endale meelepäraseid karastusjooke või ka snäkke ostmas. Kui baastoidu vajadus on nagu rahuldatud õigesti,
nii-öelda, ütleme niimoodi, et õigesti või tervislikult, siis kas seda lapse tervist mõjutab ka see, kui ta nagu mingisugusel teisel ajahetkel tarbib ka seda kiirtoitu või rämpstoitu või pigem ei ole nagu, või siis on nagu tasakaal rohkem? No kõik see sõltub sellest, kui palju seda nii-öelda rämpstoitu ja kiirtoitu on, eks ju. Et nagu sa ütlesid, et valikud on kõige olulisemad ja tegelikult ka selline teadlikkuse tõstmine ja koolitamine natukene, et kodus rääkida ka natukene omavahel sellest, et tegelikult on normaalne vahepeal süüa ka sellepärast, et sa tahad näiteks šokolaadi süüa, aga sa ei pea nagu seda tegema kogu aeg, eks ju. Ja vahel on normaalne, et sa ei taha seda nagu kodust toitu, aga tahadki just mingisugust maiustust, aga seda ei pea nagu kogu aeg tegema. Ise ka seejuures eeskuju olla, eks ju. Et ei tarbi neid asju, mida ei taha, et laps sööks. Ja võib-olla ka jälle see detektiivi töö, et natukene põhjuseid otsida, et miks see laps seal poes käib. Ka see lihtsalt nagu selline kambavaim, ja võib-olla näiteks mingid valikuid, et kui sõber ostab šokolaadi või kommi, nad läksid koos, et siis äkki tema valib näiteks puuvilja. See siis on selline natukene riskantne teema laste osas, et kui üks võtab kommi ja teine võtab puuvilja, siis ta seal kamba vaimluses võib-olla jääb kuskile teistele alla, et see kamba võim ja vaim on üpris tugev laste seas, et seda... Jah, aga nendest asjadest nagu natuke rääkida, et öeldagi, et sa võid vahel teha natukene teistmoodi ja sinu tervist toetab näiteks see, et kui sa valid hoopiski puuvilja. See ei jõua võib-olla esimesel korral kohale, võib-olla tuleb 1,000,000 korda korrata, aga laps on olnud selles keskkonnas, kus ta teab, et mis on tervislikum variant. Seda ta teab, et tal on võimalik teha oma valikuid. Tal on julgust öelda, et ei, ma seda toitu ei taha, ma tahan midagi muud. Eks just ma tean, et minul on nagu hea hoopiski näiteks puuvili. Ennist mainisid, et noortele mõjutab hästi palju ka see, mida nad sotsiaalmeedias või kuskil reklaamides või teles näevad, on ju, pilti. Taimse ja loomse toidukaal, toidu tasakaal, et kust kohast jookseb piir? Meil on nagu üha rohkem tegelikult pilt näitab, et on see veganluse pool ka suurenenud, et kust jookseb piir selliste valikute osas, mis on juba tervislik ja mis läheb nagu ebatervislikuks? Eks seal veganlusel on erinevaid põhjuseid ja et kas on tõesti see, et loomadest on kahju, keskkonnaga seoses midagi. Aga tegelikult on tervislik süüa erinevaid toite. Taimne toit, taimsed valguallikad seda menüüd on palju raskem planeerida tervislikuks. Esiteks, juurviljad annavad palju vähem kaloreid kui näiteks rasvane liha. Siis valmistada seda vegantoitu on tegelikult keerulisem kui sellist tavatoitu. Et tervislik oleks tegelikult see, et juurvilja, puuvilja, seda on menüüs selline väga palju, aga sinna kõrvale on ikkagi lubatud ka see liha, muna, kala, kana, need tooted. Aga kui nüüd rääkida nendest toitainetest, sa oled maininud rasvad, valgud, süsivesikud, mis toidud neid toitaineid just sisaldavad?
no näiteks rasvad, mainisid, et liha, aga kas, kui keegi ei taha liha süüa, siis on mingisugune alternatiiv võib-olla sellele? Rasvadega on nii, et liha ei ole kindlasti esimene allikas, mille peale mõelda. Et rasvade kohta võib öelda niimoodi, et nad on tervislikud siis, kui nad on võimalikult vähe töödeldud. Näiteks seemned, pähklid, avokaado, lõhe, need on sellised tervislikud rasvaallikad ja kui sa neile peale vaatad, siis nad on kas jäänud selliseks, nagu nad kasvasid või on võib-olla väga vähe töödeldud. Et küpsetatud lõhe, eks ju. Oliivõli, väga hea rasvaallikas. Aga näiteks maisiõli, palmiõli, et nende meile tarbitavaks tegemiseks on tööstuses palju vaeva nähtud. Nemad enam loomulikud ei ole, et nende tarbimisest võiks tagasi hoida. Ja rasvadega on niimoodi, et kindlasti võiks oma menüü üle vaadata, et kas sa sööd seemneid, pähkleid, kas sa sööd avokaadot, kas sa sööd oliivõli ja kas sa sööd iga päev midagi nendest. Et see on üks asi, kuhu võivad need lüngad tekkida. Et keskmise inimese rasvaallikad on pigem need, mis ei ole need kõige paremad rasvaallikad, ehk siis ongi see rasvane liha, lihatooted ja maiustused. Aga mis toiduaineid, süsivesikuid sisaldavad? Süsivesikud on siis täisteratooted näiteks, on need samad puuviljad, kindlasti leib ja süsivesikutega niimoodi, et võiks teha endale sellise väikese väljakutse, mis on hästi põnev, et vaata poes kuivaineriiulit ja haara sealt tavalisele riisile ja koerahelvestele lisaks ka näiteks kiinoat, musta riisi, siis odragruupe, et kasuta neid oma toidulaual. Et need, mida sa nagu tead, et on olemas, aga võib-olla ei ole harjumust tarbida ja kasutada. Et miks nad head on? Nad annavad kiudaineid, nad annavad täiskõhutunde. Seal on mitmeid vitamiine, mineraale. Ja kindlasti süsivesik on ka, mida palju süüakse kartul. Nii valge kui maguskartul. Ja ubade ja läätsedega on niimoodi, et nemad on sellised toiduaineid, mis sisaldavad nii valku kui süsivesikuid. Et taimetoitlasele on nad siis pigem valguallikas ja sellisele nii-öelda tavatoitujale, et nad on siis pigem süsivesikuallikas. Kas tervisliku toitumise põhimõtted kehtivad kõigile, selles mõttes kõigile, et lastele, noorukitele, täiskasvanutele, eakatele ja põduratele on nagu ühed ja samad reeglid või on erisusi? Oleneb, missugust reeglid välja tuua. Jah, põhimõtteliselt võib öelda küll niimoodi. Reeglid on, aga neid kohandatakse vastavalt individuaalsetele eripäradele. Ja põhireeglid on, kui võtta see, et söö 80% kõht täis, söö aeglaselt, söö valku, tarbi nii-öelda vikerkaart ehk siis värvilisi juur- ja puuvilju, söö tervislikke rasvu, et need kehtivad ju kõigile. Et mida võiks välja tuua on see, et sa ütlesid põdurad, aga võtame siis see, et inimene, kes näiteks taastub traumast, et oli luumurd inimesel, siis mõeldakse seda, et ma olen ju voodis, ma ei liigu palju, et kindlasti ma peaksin sööma ka vähem. Ei peaks sööma vähem, kvaliteetsemalt peaks sööma. See käib ka näiteks operatsioonist taastumise kohta. Et luumurjärgne taastumine, operatsioonijärgne taastumine, et seal on hästi oluline see, et menüüs oleksid valgud, menüüs oleksid need head rasvad, et oleks piisavalt süsivesikuid ja et inimene ei nälgiks. Et tegelikult energiavajadus on päris suur selleks, et keha saaks ennast uuesti üles ehitada. Sa mainisid, rääkisid just taastumise
taastumise toiduainetest ja toitainetest. Millised toidud on need, mis aitavad meil nagu lõõgastuda, mis on just puhkamisele või unele head? Oskad sa soovitusi anda? Noh, üldine soovitus on see, et aeglane söömine ja see, mis sulle meeldib, eks ju. Aga just näiteks kui sa tahadki magama jääda, aga enne magama jäämist või minekut mingisuguse ampsu teha, et kõht tühi ei oleks, aga et see amps ei oleks nagu ergutav, vaid pigem toitev, aga rahustav. No ilmselgelt mingisuguseid suhkrut sisaldavaid toite ei maksaks enne magamaminekut või kofeiini ei maksaks enne magamaminekut tarbida. Aga näiteks õun või banaan või mingi konkreetne selline on olemas üldse? Ei julge niimoodi välja tuua. Et tegelikult on niimoodi, et igale inimesele soovitatakse teha enda toiduvalgusfoor. Rohelised toidud on need, mis on sulle kergesti seeditavad, mis on sellised tervislikud. Kollased on need, mis on veidi vähem tervislikud, aga sa saad neid ilusti seedida. Kui sa neid tarbid, siis sul on hea energiatase, saad ilusti magama jääda. Punased on need, mida sa ei suuda süüa mõistlikes kogustes, mis ei mõju sinu seedimisele hästi ja näiteks ka ei lase sul uinuda. Et kui sa tead, et kui sa õhtul sööd õuna ja peale seda saad hästi magada, siis palun söö see õun ära. Kui sinna läheb, ma ei tea, juustutükk, eks ju, ja see sobib sulle, siis palun, võib süüa. Ja kui uinumisega on probleeme, et siis pigem jälle vaadata üldist pilti, et kas põhjus on see, et kõht on lihtsalt tühi, et päeva jooksul ei tarbinud piisavalt toitu, siis täna sööd natukene, aga homse päeva proovid natuke paremini planeerida. Ja see magama jäämise raskus ei pruugi üldsegi tulla sellest, et toiduga on midagi valesti. Et võib-olla on midagi muud elustiilis hoopis, mis vajab muutmist. Et kas telekas läks pool tundi või tund aega enne magama jäämist kinni, kas telefon läks ära? Võib-olla selle asemel, et süüa, võiksid hoopiski kuulata muusikat või kirjutada päevikut või lubada endale sellise mingi lõõgastava protseduuri, et kas käid vannis või siis mõjub sulle hästi hoopis see, kui sa õhtuti käid jalutamas. Et otsida neid tegevusi, mis on nagu toidust väljaspool. Toit võib olla üks põhjus, aga tõenäolisemalt on mingisugune muu põhjus seal. Kuidas meie inimestel veetarbimisega lood on? Näiteks, kes on sinu vastuvõtul käinud, et kas nad või sina ise, et kuidas, ma tean, et osadel läheb meelest ära või nad lihtsalt ei soovi vett tarbida päeva jooksul või üldiselt minimaalselt võib-olla tarbivad, et võib-olla kasutavad janu kustutamiseks mingisuguseid muid jooke, aga vesi on, me ju teame, et on oluline. Et miks on vesi oluline ja kas sealt saab mingisuguseid toitaineid ka vee seest? No vesi on pigem see, mis on kõikide rakkude vahel, toetab meid, tal on immuunsuse koha pealt selline oma funktsioon täita. Ega seda teadust ei peagi nii palju teadma, et miks seda vett vaja on. Vesi on oluline ja pigem ma räägin sellest, et kuidas teha seda veejoomist enda jaoks lihtsamaks. Et ongi see, et sul on oma pudel ja vesi on kaasas, ta on sinu töökeskkonnas ja see tekitab olukorra, kus on tõenäolisem, et sa tarbid päeva lõpuks piisavalt vett. Et vee joomine, kui ta on selline asi, mis ei sobi, ei meeldi, siis proovida natukene paremaks, et näiteks seostada teiste tegevustega. Et kui ma nüüd tulin koju, ma ei ole päeva jooksul vett joonud, et siis ma vähemalt 1 klaasitäie võtan. Peale õhtusööki võtan 2 klaasitäie. Või siis alustan hommikul, et ärgates klaas vett, peale hommikusööki klaas vett.
Ma olen kuulnud jutte, soovitatakse näiteks sidruni või laimi mahlaga vett tarbida või siis üldse sooja või leiget vett juua. Mis värk nendega on? noh, puhas vesi on ikkagi parem variant, et ma arvan, et hambaarstid ka vist väga ei taha, et seal vees mingisuguseid lisandeid oleks. Ja sellega harjub ära tegelikult, et kui ei võta endale eesmärki, et ma täna ei joonud üldse vett ja homsest alates ma joon 2 liitrit päevas ja võib-olla 3, siis see on muidugi suur hüpe, et natukene meelitada ennast selle paremuse poole. Ja soe ja külm vesi, et noh, minu meelest see sõltub ka sellest, mis väljas toimub. Et sundida kedagi talvel külma vett jooma või suvel sooja vett, noh, ei saa ju. Ja kellele inimestest meeldib rohkem soe, kellele meeldib rohkem külm iseenesest, sellest ju ka sõltub. Et see on siiski mingisugune müüt võib-olla, mida on levitatud. Noh, eks võib-olla niimoodi, jaa. Et jookidega on niimoodi, et pigem võiksidki esimesed tarbitavad valikud olla see tavaline vesi. Kui rääkida teest ja kohvist, siis need lähevad ilma suhkruta. Ja mahlad, need on juba tegelikult toit, seal on süsivesikud sees, eks ju, et neid ei peaks janu pärast jooma. Noh, võiks pigem olla menüüs nendel, kes tahavadki natukene näiteks kehakaalu kasvatada, kes on kehva söögiisuga, kes on sportlased, kellel on töö tõttu väga suur energiatarbimine. Et seal võiksid olla need mahlad ja sellised joogid. Aga kas on üldse võimalik ennast paksuks juua? Kui selle jookide all nagu mõelda kohvijooke, cappuccinod, latted, karastusjooke erinevaid, alkohol sinna juurde? No miks mitte? Minu nõustamisest üks näide on selline, et naisterahvas, kes iga päev tarbis 2 liitrit Coca-Colat, lõpetas ära, muud midagi ei muutnud elustiilis, tuli väga ilus kaalulangus. Aga tegelikult sellist Coca-Cola võib-olla ekstreemne näide, eks ju. Ma mõtlen, et Coca-Cola vist mõjub mitte ainult kaalule, vaid ka tegelikult ju kogu selle organitele ja hammastele ja kõigele muule. Aga noh, kui mõelda nüüd niimoodi, et inimese toitumine on muus osas väga tasakaalus, et ta sööb ilusti hommikut, lõunat, õhtut, sellised parajad portsjonid, aga hommikusöögi kõrvale käib kohv, kus on nii piim kui suhkur, eks ju. Siis lõunaaeg tuleb töö juures tee ja mesi, siis õhtul läheb veel mahl kuskil, siis läheb võib-olla veel mingi tassitäis kohvi, koore ja suhkruga, et siis need suhkrud, kui kokku liita, ikka midagi tuleb juba, eks ju, neid kaloreid ja gramme. Ja kuidas sa ära tunda üldse neid peidetud suhkruid? Või kuidas sa nagu tuvastad, et ma olen nüüd tegelikult sellise koguse päeva lõpuks ära tarbinud, mida mu keha tegelikult ei vajanudki. Kuigi samas on meil olemas need light-tooted, mis nagu nime järgi peaksid ütlema, et seal on see suhkru, kas on minimaalne või üldse ei ole. Või siis ei ole sellist varianti, et üldse ei ole, vaid et on ikkagi kuidagi kuskile mingisuguse asja taha ära peidetud need. Eks neid pakendeid tuleb lugeda, et vaadata, mis seal täpselt kirjas on. Et light ei tähenda kindlasti, et see on tervislikum variant. Et kui mingi toit vajab etiketi, siis selle etiketi võib üle ka vaadata, mis seal kirjas on. Et see on näiteks ka selliste lihtsate asjade puhul nagu leib ja sai. Et mõnes on väga palju erinevaid koostisosasid ja väga keeruliste nimedega, teised on väga lihtsad. Ma mõtlen, kuidas orienteeruda nendes etiketides üldse? See on nagu nii keeruline, kust seda teadmist saada või kas on mingisuguseid
jällegi võib-olla mingisugused veebisaidid, mis nii-öelda tõlgivad ära need etiketid, mida need tegelikult endas sisaldavad, et sinna on ju peidetud sõnumeid ka pandud nende tähiste ja märgiste taha, et seda tavainimene, mina ei saa aru nendest üldse. Siis pigem eemale hoida sellest, et kõige parem toit on see, mis ei vaja pakendamist või siis minimaalset pakendamist. See, mida reaalselt peab ette valmistama, mida on vaja keeta, küpsetada, hakkida. Näiteks kui sa müsli ostad poest, siis seal on võib-olla tõesti seda lisatud suhkrut. Kui sa teed selle ise, siis sa tead, et sa ei ole suhkrut sinna lisanud. Kuidas ise müslit teha? Kõigepealt mõtled, mis sa tahad sinna sisse panna. Et võiks siis olla see kaerahelbed põhjaks, erinevad puuviljad. Ja tegelikult algab sellest, kas sa üldse tahad müslit. Võib-olla sa tahad tegelikult hoopiski kaerahelbe putru hooajaliste marjadega. Et see oleks ju natukene parem. Aga mis sa arvad näksimisest toidukordade vahel? Kuidas see mõjutab inimese tervist otseselt või kaudselt või heaolu või meeleolu või? On see hea, et näksid? Toidukordade vahel selline optimaalne paus on 3-4 tundi. Miks see nii pikk on? Sellepärast, et keha vajab teatud aega selleks, et toit liiguks seedesüsteemist läbi, eks ju. Ja kui sa suudad 4-3 tundi ilma söömata olla, siis see viitab sellele, et sa sõid piisavas koguses. Nüüd on niimoodi, et see seedimise kiirus sõltub sinu aktiivsusest ja kui sa tõesti nagu sõid korraliku hommikusöögi ja lõunani vastu ei pea, et siis muidugi tuleb vahepeal süüa. Et mina ise olen ka muidu selline, kellel päeva jooksul see söögivajadus väga palju kõigub. Et hommikupoolikul ma tahan rohkem süüa. Siin tuleb kindlasti see näksimine ka vahepeal enne lõunat, aga õhtul ma ei pruugi seda soovida. Kas näksimine on õige või vale, see sõltub jälle inimese eesmärkidest, tema võimalustest. Kui sa ikkagi tunned seda, et sul on juba, ma ei tea, silmade eest must, võib-olla sa oled juba kuri sellepärast, et sa oled näljane, siis ikka tuleb süüa. Aga siin ongi see koht, et kui sa oled seda tüüpi, et kipud näksima, et siis valmista ennast selleks ette, et mida siis näksida, et kas sul on see puuvili, kas on mingisugused pähklid, midagi tervislikku. Et ei haaraks selle pakendatud toidu järele, kus on mingid kahtlased sõnad etiketil, eks ju. Ometigi reklaamitakse mingisuguseid ülitervislikke batoonikesi, mis on nagu vahepaladeks super head. Eks vahel on neid ka mõistlik süüa ju. Kõik sõltub sellest keskkonnast, kus sa oled. Et näiteks kui sinu elustiil on selline, et sa pead päeva jooksul palju ringi liikuma, võib-olla õues on ka väga palav ilm, et siis ma ei tea, jogurti kaasa võtmine või siis puuviljad, et nad võivad lihtsalt käest ära minna. Või siis, jaa, täpselt, või sa tõesti nagu ei jõua neid ette valmistada, siis sellest variandist, et sa oled näljane ja võib-olla ei suuda tööd teha, parem variant on see, et tõesti sa sööd selle batoonikese, aga päeva jooksul hiljem, et siis jätkad tavapärase normaalse tervisliku toitumisega. Jätkame võib-olla müütidega lõpetuseks. On selline müüt, et mida vanemaks sa saad, et seda raskem on sul nagu toitu ja toitaineid seedida ja siis seda raskem on ka võib-olla kaalust alla saada. Kas see on müüt või see on ka tegelikult päriselt niimoodi, et seedimine muutub vanuse kasvades? Eks keha ikka muutub, hormoonid muutuvad ka muu hulgas ja tegelikult inimese võime liikuda muutub ka ju, et kui liigesed kuluvad, siis võib-olla ei tee seda üht või teist või kolmandat üleliigset sammu. Ja hästi suur mõju on ka sellele, et vanuse kasvades inimese lihasmass hakkab vähenema, kui sellega teadlikult ei tegele. Et näiteks tavaline kõndimine, see ju lihasmassi ei kasvata. Aga jõutreening, rasked tõstmised, et need kasvatavad lihasmassi. Et lihas on ju selline aktiivne kude, mis kasutab väga palju kaloreid.
ja kui eakal inimesel on väiksem lihasmass, ta ei saagi süüa nii palju, nagu ta sõi noorena. Ja siis tundub see, et raskem on kaalust alla võtta. Sest keha lihtsalt ei tarbi enam nii palju. Et selleks, et see kaalu säilitamine oleks lihtsam, on väga oluline, et elu jooksul püsiksid sellised head liikumisharjumused. Mitmekülgsed. Et nii sellist kõndimist kui ka harjutuste tegemist oma keharaskosega näiteks. Ma arvan, et see on päris hea noot selle põneva vestluse lõpetamiseks. Ma usun, et ja ma loodan, et kuulajad said siit endale midagi head kõrva taha panemiseks, mida siis praktikasse juurutada, et enda tervist natukene rohkem hoida. Aitäh, Hele! Aitäh! Hea kuulaja, aitäh sulle, et võtsid aja ja kuulasid tänast salvestust.